Me oleme eetris Kalevi keskstaadionilt, Kunstmurväljaku äärest, ühelt mängult, mis lõppes tulevikuvõiduga 2-1. Enne kui me alustame ametlikku ja mitteametlikku osa, ma teen ära ühe asja. See siin on kott. Siin sees ei ole mitte ühtegi kapsast, ei mulgi ega muud. Nii et ma ei oska Kalevile muud öelda, kui et tõesti kahju. Ja räägime nüüd mängust, selle koti ma jätan siia kontorisse. Äkki nad saavad siis oma järgmisel mängul, milleks on derbi, nagu nad selle on välja kuulutanud, võib-olla ajada sinna sisse mõne Flora kaitsja. Aga nii, Alvar, James, Loog, sina minuga, palju õnne. See oli piinav mäng ja sa ütlesid juba mängu kestel, et taastumatuid närvirakke läheb palju. Tribüünil olnud meedikud üritasid sinuga vaielda, et närvirakud küll taastuvad, aga väga aeglaselt. See võit tuli meeletu tahtejõu pealt täna. Jah, ja eks oli õnne ka ikka, tuleb tunnistada, et moodne jalgpall on selline, kus on võimalik tulemust saavutada ka ilma palli sisuliselt valdamata, et need numbrid palli valdamise protsendi osas on ilmselt nii hirmsad, et meie kaks neid ilmselt kindlasti näha ei tahaks, kui ma ei tea, kas siin mängul ametlikult sellist statistikat üldse tehtud. Jaa, tuleb peale iga vooru Instat statistika, me saame sealt näha tõenäoliselt tuleviku mängu osas üsna koledaid numbreid selle mängu kokkuvõttes, aga kõik 3 punkti, kõik on öeldud. Ja. Statistika ei loe, kui tabelis on 3 punkti. Mis väga äge tänase mängu juures oli see, et Sander Postil oli väga kindel plaan, kuidas ta sellele tuli. Me jõudsime sinuga tribüünil juba kõhelda selles plaanis, aga ta mängis selle välja täpselt nii, nagu ta tahtis. Jah, tuleb lõpuks öelda, et see töötas. Et ma loodan, et mängijatel endal platsil ehkki oli näha, et oli raske, sest teise poole keskel, minu arust umbes täpselt sel hetkel enne seda, kui need 2 väravat lõpuks tulid, meeskond tegelikult üsna selgelt väsis. Et ilma pallita mängimine on igal tasemel ääretult keeruline ja et seda 90 minutit teha, sisuliselt kandadel mängida kogu aeg, et väga raske, aga ometi sellest suudeti praegu välja tulla, aga et ma ei tea, kui raske mängijatel väljakul oli, aga tribüünil oli küll raske, sest ikkagi näha seda, millise kergusega me tegelikult kogu keskvälja algusest peale ära andsime ja kui lihtsalt Kalevi ründajad nii mõlemast äärest kui tegelikult soovi korral ka keskelt meie trafikasti ääreni jõudsid ja sealt siis edasi lahendusi otsisid. Et see oli päris õudne, aga õnneks kuna trafikast oli ikkagi nii tugevalt üle rahvastatud, ega neil seda palli eriti kugi panna ei olnud. Et ja need korrad, kui kaugelt üritati lüüa, löödi õnneks mööda. Sander Post oli vaadanud ilmselt möödunud laupäevast mängu Kuressaare Kalev, kus Kalev sai 1-0 kaotuse, seal oli Kalev täpselt sama probleemi ees, nad murdsid äärtest läbi nagu marukoerad, aga kui nad jõudsid kasti, siis oli seal ees kollane müür. Kuressaares vähe teist tooni kollane, aga täna meie kollane müür. Mulle tundus, et 2 poolaja vahel Kalev oluliselt rohkem muudatusi teinud, kui et vahetati äärt. Kui esimesel poolajal käis maruline surve läbi parema ääre, kus oli siis vastas Seeder, siis teisel poolel keerati mäng ümber, rünnati vasakult, kus oli Teor. Ja sealt tuli ka värav lõpuks. Sealt tuli värav, aga kui arvestada seda meeletut pallivaldamise vahet, seda tehnilist kergust, millega Kalev mängis, nad armastavad mängida ründavalt, nad armastavad mängida lustlikult ja tuleb neil au anda, nad teevad seda tehniliselt hästi, paraku tulemusteta. Kui see kõik nagu kokku võtta, siis nii Roks kui Kusti mõlematel äärtel tegid ikkagi supermängu täna, sest Jakovlev ja Tšumadil kinni panna ei ole lihtne ülesanne. Jah, ega nad kinni ei pannudki tegelikult ikkagi lõpuks kumbagi, aga meil oli õnne, sest need äärelt sisse tulevad pallid, välja arvatud see üks olukord, kus värav löödi, ega neid kuhugi eriti panna ei olnud ja meie ja kõigi teiste Kalevi vastaste rõõmuks siin Premier Liigas on Kalev ikkagi selline meeskond, kellel ei ole siukest selge presentsiga tipuründajat tegelikult, siukest meest, kes kastis endale ruumi teeks, söötu küsiks ja need pallid sisse laoks. Mingis mõttes sama häda ka meil, aga meil on Ilves, kes on tegelikult selleks tööks võimeline, kui ta saaks mängida oma koha peal. Jah, aga me oleme ka sellel hooajal tegelikult üsna selgelt ikkagi võtnud selle taktika, et me mängime pigem kiiretele kontrarünnakutele, mitte pikka ja
rahurikurünnakut ja siis otsime kastis seda ühte tippu. Aga Kalevile me andsime praegu vabatahtlikult selle võimaluse. Keskväli on teie, tulge, jalutage üle ja siis kohtume trahvikastis nii-öelda. Et neid olukordi, kus meie meeskond välja arvatud see 1 või 2 ründajat olid kõik oma trahvikastis, see oli ju enamik sellest mängust isegi pealt näha. Seal oli ikkagi, ja ka vastase ründajad ikkagi olid ennast peaaegu sisse kirjutanud sinna juba. Aga pealelööke ju tegelikult peaaegu ei tulnud lõpuks. Jah, teisel poolajal oli ikkagi siis see marutuli, kus Nõmm päästis päris mitmel korral, eks ju. Ja muidugi, mis torkas silma läbi mängu, kui Kalevi, ütleme, tehniliselt heal tasemel mängule nagu kiidulaulusi natukene laulsime, siis Kalevi poolt torkas silma ikkagi headelt positsioonidelt täie jõuga üle löömine. See oli läbiv noot nii esimesel kui teisel poolajal ja raisati ikka väga palju sellega ära. Jah, ja samas mingil määral meie taktika tegelikult esimesel poolel töötas paremini. Ehkki küll, seda on küüniline öelda, arvestades, et teisel poolel me oleme 2 väravat. Aga esimesel poolajal neid loogilisi ja päris korralikult kohalt tehtud pealelöögiga vasturünnakuid oli tegelikult rohkem. Eriti hea oli siin kohe alguses, kui Elur toitis äärelt Peipsi ja Peips sai 1 puutega löögile. Aga teise poole algus ju enne neid väravaid ei olnud tegelikult mitte midagi. Ja sel hetkel, kui Peips ikkagi puhtalt frustratsiooni pealt kollase kaardi võttis, mulle tundus küll, et tegelikult see rong on ikkagi läinud. Hoolimata sellest, et vahe oli ainult 1 väravaline. Ma üritasin sellel ajal, kui ma siin mängu viimase 5 minuti jooksul seda stuudiot üles panin, kramplikult väljaku poole mitte vaadates, sest 2-1 oli siis selleks hetkeks juba kella peal nii-öelda. Üritasin mõttes mõelda, et kus oli selle mängu murdepunkt ja ma jõudsin ikkagi selleni, et see murdepunkt oli juba enne meie viigiväravat. Ehk et tegelikult juba enne meie viigiväravat tuli ridamisi karistuslööki keskväljalt. Siis hakkasid tulema nurgalöögid. Ühest nurgalöögist tuli ära värav ja sealt edasi oli Kalev juba krampis. No see on, ma ei tea, kas Kalev pooleldi psühholoogiliselt nii-öelda andis peale oma juhtväravat natuke tagasi, mida nad ilmselgelt tegid, või siis see oli ka peatreener Arbeiteri mingisugune korraldus äkki natuke madalamat profiili hoida ja võib-olla lasta tulevikul natuke mängu avada ja siis nõelata veel hoopis teistpidi. Aga tegelikult meid aitas see mängu tagasi. Et minu meelest tol hetkel, kui Kalev teise poole alguses oma värava kätte sai, mulle tundus, et me olime tegelikult väga haavatavad. Et kui Kalev oleks jalga pedaalil hoidnud, see on muidugi väga suur oleks, aga siis ma arvan, meil oleks veel rohkem probleeme olnud, kui meil enne oli. Aga tegelikult see jalg vaikselt võeti pedaali pealt ära. Saatuslik viga. Jah, meid mängu rahustati ja kuna me ka ilmutasime ise väsimuse märke tegelikult, minu meelest ikka terve meeskonnana peaaegu, siis tundus, et me oleme nagu ohutud, aga tuleb välja, et ei ole ja esimene värav standardolukorrast, nagu ka võiduvärav Pärnu vastu lõpuks. Et mis on see koht, mis peaks olema meie meeskonna trump meistriliigas, niivõrd kui meil neid trumpe üldse on. Et eriti just läbi Sanderposti isiku, kellel ikkagi nii-öelda seda kogemust jagub. Kogemust ja ka pikkust, et teisel korrusel tal ikkagi sellistes mängudes tegelikult vastast ei ole ja peaks tema peale neid palle mängima ja töötas see Pärnu vastu ja tegelikult töötas otsapidi ka praegu selle viigivärava puhul. Sellest meie 5. kaitseliinist kiidulaul neile täna igati põhjendatud, absoluutselt räägime nendest 2 mehest, kes tipus olid. Rainer Peips möödunud voorus Pärnu vastu töötas tagasi nagu loom. Stuudiokülalisega olnud Rain Hüva tõi selle välja, et väga ebapeipsilikult, et Peips on selline väga kiire, tema trump ongi meeletu kiirus, aga Pärnu mängus mees rügas terve platsi ulatuses 90 minutit. Täna oli Raineril hoopis teised ülesanded, luurasid kahekesi seal Lauriga, Eluriga rahulikult keskväljal ja Lauri Elur, siinkohal õnnitlused Laurile ja Lauri lähedastele, mees esimest korda põhikoosseisus ja kohe värav. Nii et seni sekkunud ainult vahetusest. Ärme väga pikaks venita seda, meeskond tahab sööma minna. Sul on see austav ülesanne teise ringi 3. mängu parim valida. Täna jällegi nagu traditsiooniks saanud siin Rademori fännistuudios ei ole kerge ülesanne, aga millised tähelepanekud selles osas olid? Ei ole tõesti kerge. See oli nii-öelda kivist välja pigistatud vesi tegelikult praegu, see võit. Ja selline asi ei ole võimalik ilma kerge õnneta ja ilma täieliku meeskondliku pühendumiseta. Aga kui ma peaks kellegi valima, olgu see võib-olla natuke sümboolne ja olgu see natuke avansiks, ma võtaks siis Lauri Eluri.
Lauri Elur, esimene põhikoosseisu mäng, esimene värav ja esimene nominatsioon ringi parima tiitlile, nii et 3 teise ringi nii-öelda võitlustest kinkekaardi, Rademori 150 eurose kinkekaardi nimel on peetud ja 3 erinevat meest, Ilmar Loigo, Rainer Peips ja Lauri Elur, sellele nüüd võitlevad. Järgmine voor Levadia vastu, fännistuudio tuleb Viljandist, vaatame, kes sealt tuleb parimaks. Aga täna siit ütleme teile aitäh, et meid vaatasite, aitäh, et vaatasite seda ülekannet. Üks aegade raskemaid ja emotsionaalsemaid võite tegelikult üldse, sellepärast et nagu sa ütlesid, see oli kivist välja pigistatud vesi. Fännistuudios kohtume peagi Levadiaga laupäeval võõrsil ja kodustaadionil tagasi 12. mail. Narva Trans tuleb sealt vastu ja goodbye kunstmuru, sest me läheme tagasi oma vanale Hääle linnastaadionile, kuhu Alvar Loog on palunud oma südame matta. Alvar, aitäh sulle täna stuudiosse tulemast. Kohtume jälle ja loodame, et võitude seeria ja tagasi teele aidatud rong saavad jätkuma.